Oota korraks, oota. Ei, panna tagasi. Aga ma ütlen, millal ta fokuseerib. Nii nüüd on fokuseeritud, tee lahti. No jõu teile Eestisse ja täna on siis 1. jaanuar, esimene päev aastast 2017 ja lendavad autos ikka pole. On või? Kärbsed. Aga tegelikult niimoodi see elu läheb, et ma mõtlesin, ma hakkan nüüd tervislikult toitma, ma tegin kõik 6 aasta lubadused, me kõik tegelikult tegime. Ma ei teinud. Ma mõtlesin juba eile, et ma toitun tervislikult. Ei tulnud välja, võtsime söörikud ja asju jooksu öösel. Mõtlesin täna siis, okei, nüüd ma toitun ilusti korralikult, tegime ilusad söögid kodus valmis ja jälle oleme Mäkkis. Ma ajan selle Ronaldi kaela. Tei Ronaldi idee tulla Mäkki. See võisin olla mina. Oli küll see algi. Keegi kumbki teist oli? Oli mina. Ma ei ole paks. Ma ei ole paks. Tahan autos minna. Teeme Facebooki laivi, kuulge. Jumal, hea mõte. Davai, teeme Facebooki laivi. Davai, teeme praegu. Praegu? Jaa. Jumala savi, tõmmake net tühjaks, kui tahate, mul pohhui. Teeme laivi. Tule, mine eestlaste kolmnurka ja tee seal. Davai, eestlaste kolmnurka. Ma nii kaua, kui see siin laeb oma netiga asjadega, ma räägin teile kohe ära, mis on erinevused Eesti McDonaldsil ja mis on erinevused Austraalia McDonaldsil. Esiteks jah, burger on nagu tunduvalt väiksem, mingi 2 korda väiksem. Teiseks vaata friikartuleid. No tunduvalt peenemad. Ja kolmandaks mingi vend sööb einetet. Pohhu, paneme selle 4G sisse, vahet pole. Oota. Võta see wifi välja. See on siis minu esimene kord, nüüd ma olen Austraalias McDonaldsis. Ma muidu üritan vältida, sellepärast, et McDonald's on iga pool maailmas, iga kord sai toitu. 3, 2, 1 ja me oleme laivis, Facebooki livestream hakkas pihta. Tere tulemast kõik meie saatesse, oleme siin Austraalias. 33 inimest vaatavad siit praegu. Mis sa ütled tervele Eesti rahvale? Eesti kodakondsus ja kodanik. Ütle midagi mingi ilus sõnu. Nii ilus on siin. Tõesti, ma kodumaa on nii ilus. Te ei tea veel, siis praegu meil siin käib livestream, mida siin praegu mõned inimesed vaatavad. Teeme Facebookis otseülekannet. Meil on reaalselt 28 inimest praegu vaatamas, nii et väga chill. Ja vaadake, see reaalne Melbourne. Igastahes väga lege. Tulge kõik, vaadake, likeige, subscribe'iga, share'iga. Aga mis meil plaan on, Ronald, praegu? Plaan on see, et me läheme koju, tõmbame mingi filmi ja hakkame vaatama seda. Täpselt. Soovitage filmi meile, jaa. Soovitage meile kõige parem komöödia. Vaadake seda enda. Vales kohas tuleb üle tee praegu, näe. No nii, tšau kõigile, kes oli näinud, ma käisin just pakil järgi. Väga eriline, väga salajane pakk. Aga davai, teeme selle paki siis lahti, mis me ikka viivitame. Jah, te arvasite ära. See siin on ghost pepper ehk siis putjavakia, mis on siis eelmine või siis former ehk siis kunagine Guinessi rekordiraamatute kõige kuumem tšillipipar. Aga nüüd on olemas siis Carolina Reaper, mis on 2 korda veel kuumem kui see. Mul on tegelikult ka Carolina Reaper siin olemas. Lausa 3 tükki neid. Aga ma arvan, et enne kui me hakkame sööma Carolina Reaperit, mida mina tegelikult ei hakka sööma, sööme ghost pepperit, et üldse aimu saada, kui kuum see olla võiks. Ja tegelikult meile panime söögi sisse oma sellele India rummidele, kes hakkab minu koostada ghost pepperit sööma, panime talle söögi sisse Carolina Reaperit.
ta ei teadnud seda ja ta sõi seal ära, et ta võttis selle nagu loom vastu, saad aru? See on nagu maailma kõige kuumem chili ja ta oli nagu it's fucking hot ja aga nagu mitte mingit piima midagi ta peale ei joonud. Tuimad sõi oma toitu edasi lihtsalt. Aga ta ütles küll, et see on väga hullult kuum, et ta ei tundnud oma pead, ta ei tundnud oma kõrvu, ta ei saanud aru, et tal oleks pea otsa saanud. See on lihtsalt nii kuum. Ja ütles, et praegu isegi täna, mis on üks päev hiljem, on ta siiamaani, on tal nagu kõhus mingi rõve valu, siuke põletab. Ütles, et vetsus käia, no see on täielik põrgu lihtsalt, et kui sisse läheb kuumad, siis välja tuleb veel kuumemalt. Can't wait to try this. Aga selles videos ma sööma ei hakka. Sellepärast, et selle jaoks peab tegema täiesti eraldi video, kus siis istume laua taha ja vaatame, mis saama hakkab, enne proper eraldi video. Et seda võib oodata ilmselt, ma arvan, järgmises videos, aga kindlasti mitte selles videos. Aga jah, praegu lähme siis hoopis randa, võtame natukene päikest, et niisama puhkame, lebame liiva peal. Samal ajal kui teie seal Eestis lükkate maja eest puhtaks ja tegelikult peaks Ronald olema kuskil siin kitesurfima, et vaatame, äkki näeme teda ka kuskil. Lõpp, te ei kujuta ette, kui soe see vesi siin on, jõhker lihtsalt. Ma ei ole mitte kunagi nii sooja merevett vist katsunud ausalt. Väga hull lihtsalt. Näe, ma näen Ronaldit seal otsa ees. See. Kes see sellega ringi temmeldab? Kus on see tüüp? Näe seal. See on Ronald. Kuradi vinge spordiala, kurat temaga koos jälle mõtet randa minna. Ta oma laheda spordialaga võtab lihtsalt kõik naised endale. Mul ei jää midagi ausalt. Siuke naiste magnet on see kaitsesurf. Ma peaks ise hakkama vist õppima. Ega muidu siin hakkama rannas küll ei saa. Mis peab olema vist ilus keha, aga seda mul ka enam pole ja täitsa raske elu. Eriti kui koos Ronaldiga randa minna. Tuulest viidud või? Aga sõita reaalselt ei saagi või? No nii, ma loodan, et teile meeldisid need klipid, kuidas Ronald tegi seal vee peal igast trikke ja värke. Aga nüüd on siis täna lõpuks kätte jõudnud see päev, kus me teeme selle video ära, kus me saime Ghost Pepperit. Ma tean, et ma panin, et peate panema mingi 1000 laiki ja mingi 2000 suubi ja mis iganes, aga fuck that all bullshit ei huvita. Ma tahan ikkagi seda proovida ja see oli ka natukene ulmeline eesmärk tegelikult. Nii et selles videos praegu siis näete neid kaadritaguseid ja nii edasi, mida me hakkame, mis iganes, kuidas me nagu kõike seda teeme ja nii edasi. Nii et jep. Enne kui ma seda sööma hakkan, lähen ma kindlasti poodi ja ostan endale paar liitrit piima, mida saab peale juua. Ja siis ostan ka jäätist, sellepärast et see saab sellega nagu leevendada seda kuumust, mis see Ghost Pepper sulle nagu teeb. Aga nii, nüüd väike kiirmontaaž sellest, kus ma poes käin. Get up. It's time to eat some ghost chilies, bro. Aga nüüd paneme end valmis ja hakkame sööma seda. Nii et fuck. I got to get pumped for this shit. Ma ei taha mingit kätekõverdusi, midagi siukest
kohe teeb. Time to get pumped for this shit. We are ready. No nii, okei, väike sissekanne. Kell on 12 öösel ja nüüd on möödas siis umbes 10 tundi sellest, kui me sõime Coast Chillit koos oma korterikaaslasega. Umbes tund aega peale seda söömist järgnesid räiged siuksed kõhupõletused, sees põles lihtsalt räiged siit. Siuke tunne, tahad ketti panna. Siis jood muidugi hästi palju piima, see nagu leevendab, teeb paremaks seda. Natuke aega tagasi käisin vetsus ja ütlen niimoodi, et läheb kuumalt sisse, aga tuleb veel kuumemalt välja, see on täiesti katastroof lihtsalt. Sa oled seal vetsupotil nagu. Ja korterikaaslasel ka siis muidugi korralikud kõhuvalud. Käib kõht kõveras kodus ringi niimoodi reaalselt nagu. Aga järgmises videos ma tahan rääkida teile natukene, kuidas siis põhimõtteliselt teha natuke nagu Q&A-d ja rääkida, kuidas Austraaliasse tulles millega arvestama peaks ja millega mina arvestasin. Noh, ma räägin põhimõtteliselt nagu enda kogemuse põhjal, et kellegi teise muidugi teistmoodi olla, aga ühesõnaga jah, praegu thanks vaatamast, tänud toetamast mind ja jaga kõik edasi oma sõpradega, et me jõuaksime rohkemate inimesteni ja jah, mis ma ikka oskan öelda, tänud teile, suured tänud, nii et lükka like, lükka comment, lükka subscribe ja näeme järgmises videos. Davaika, tšau! See oli lõpus see... Ma ei tunne, ma kõrge. Tegelikult. Give me some milk, man.